hello. Kui ma siin mingi aeg tegin seda vlogi, kus ma siis rääkisin, kuidas mul Eestis läks ja mis ma tegin edasi, siis mul üks sõbranna ütles, et see kvaliteet oli palju parem kui ülejäänud vlogidel. Ja see oligi siis sellepärast, et ma filmisin selle kaameraga. Meil on see kaamera olnud tegelikult juba aasta, aga ma ei ole suutnud seda ikkagi täielikult nagu välja nuputada veel, ehk siis ma ei ole teda väga palju kasutanud, kuigi me ostsime Spetsom selle jaoks, et saaks teha nagu normaalse kvaliteediga videoid, nii et here I am, proovin seda muuta siis, sest et nüüd officially meil on 20 vlogi tehtud ja mõtlesin, et siis nüüd sellest 10. või 21. vlogist siis ma üritan nagu filmida võimalikult palju selle kaameraga, et oleks kvaliteet parem, võib-olla muudan natukene nagu seda töötlust, nagu efekte, filtreid, mida ma olen kasutanud, et nagu new era. Ja mida me siis täna teeme, nüüd on reede käes meil ja me hakkame meie auto tulesid poleerima Kaisa Kerma juures. Rando tuleb sealt. Vaatame, kas ta sai joobarit. No. Neil ei olnud. Neil oli kõige parem, oli mingi 240, ei, 1200. Aga see oli ikkagi liiga kare. Mis saab siis? No lähme Supercheapi, mis on siin samas. Okay. Googledasin. See peaks olema. You heard the man. Panning siis käik ei läinud just kõige paremini. Ja kui seal ka ei ole, siis on olemas veel Repco, mis on ka siin samas juures, aga see läheb kell 5 kinni, nii et ma loodan, et panning siis on. No jah, vaatame siis, eks ma üritan teile teha klippe siis, kui me kunagi poleerimiseni ka päriselt jõuame. Ikka jõuame. No vaatame. Rando, MT, noh? Öeldi, ma teibin, noh, kui. Video kvaliteet missugune. Okei, sain pihta. Põhimõtteliselt jah, meil on nagu see siin, pekkis veits. Ja siis me seda Rando hakkab siis üritab. Noh, Kermoga. Kermoga, jah. Tõmbasime siin setupi. Püsti on, jah? Näita sinna tulede peale ka siis korraks. Mis sa tagasi tuleb? Selle? Veel jämedama. Ei, selle mati. Vaata siit on, vaata ikkagi ta ikkagi näitab, et siin on see kiht peal. Ehk siis seda, et On hea tund on. Siin vähemalt. Jaa. Siin natuke nii hästi ei ole. Sama lugu. Ja seal ongi mingi kitne. Aga ma sa usud, et kui see kiht maha kihtida, et siis see ikkagi toimub? Ma arvan küll. No peab toimuma. See tähendabki seda, et siin on mingi... Siin läheb paremini. Natuke rohkem, jah. See on küll see koht, ikka ääreni, jah. See ongi legit see koht, mida ma ei saanud nii hästi eurida. Okei, see oli küll. Muidu näe. No nii fucking kõik uudne. Aga ülejäänud. No siis tuleb natuke veel pingutada. No me pole seda õige paberit, jah? Ma ei tea, kas siin ees on, võib-olla mingi väike, jah, need väiksed olumsed hääled. Aga nüüd, kui ma õõrume, et me käime selle uuesti natukene. No ma tahaks sellist tulemust küll. Väga tahan. Nii, me vahepeal käisime Panningsis jälle, sest et meil oli vaja neid. Krappi ära. Kuidas sa ütled? Meil oli vaja... Jaa, aga nagu... Jämedamad. Tugevamad. Jämedamad. Jah. Sest et noh, see ikkagi ei lõppe nii, nagu me oleks tahtnud, et ta lõppeks, aga... Väga inetult lõppes õppus. Jah. Aps. Mul on siuke tunne, et me teeme selle aurust aega ja siis on veel. Ära ole nii negatiivne. Ma ei tea, noh. No vaatame, mis sest saab. Näevad sealt. Jah, ühesõnaga stay tuned siis, vaatame. Kas siit tuleb mingi lootus ikkagi või ei tule, noh? Noh, Rando, puhka pause. Rando, mis kell on? 10.
kell on 10, me alustasime mingi 6. 6-st, jah. jah. Normaalselt oleme siin abu. Ja te olete käinud 2 korda Bunningsis. varem Kokku 3. oli. Te alustasite mingi jah. enne 5. Oli või? Ja me olime enne 5 juba siin. Kaasa. Sest 5.05 ma ütlesin ju Germale, et saada see kuradi see. Oli jah. Me olime siis juba. Me olime juba tiksunud. Aga see, no siis türa, tulesid pollime kauem, kui me seda panime. No oleks pidanud kohe algusest võtma jämedamaga peale, vaata. Me tegime jah suht palju tühja tööd ka. No, nagu ikka. Ma ei teadnud, et see lapp nagu nii raskelt maha tuleb. No jah. Siin nagu... Mis lähevad juhtid, aga ma juba näen, mis lähevad juhtid. No rahu, ma teen veel kõik pärast teen üle. Rando näitab ka ju tuld nagu mingi neandertaal. No see on ilus, noh. See on ikka päris peegel. No on mingi 5-6 tundi nühitud ka, no imelik oleks, kui see oleks mingi... Kuule, ta on üks see kollane osa küll läigib ka ja vähemalt hetkel tundub. No hea töö, kutid. Eks päeval näeb paremini, aga me vaatame, kui me siin ära sussutame. Päeval näeb ilmselt paremini. Vaat seal on see kollane pirn vist ka sees, siis ta... Ei, tegelikult ta ei ole, ei paista küll siis kollane praegu. Seda, see on siis lõpptulemus. Ise tegin. Poisid ainult vahtisid, meie tegime tööd. Poisid tegid. Nüüd saab suppi sööma. Nüüd tahab ikka koju ka sõita ehk. Nii, kus me täna minek on siis? Läheme mingi kiirendusvõistlust vaatama. Jah. Ja siis seal pidi olema veel see nagu lihtsalt mingi autoshow ka, et näidatakse erinevaid autosid, mis on ehitatud ja bla ja siis on veel see mingi helisüsteemi värk on märksärkene. Ja noh, tegelikult see hakkas juba kell 8 oleks saanud juba nii. Kell 8 oleks juba tegelikult saanud minna sinna, aga me mõtlesime nii vara küll ei viitsi minna. Et lähme pigem 3, aga praeguse seisuga me oleme alles 3:30. Vaat seda on. Ma pean niimoodi vloogima terve aeg. Liiga hea kaamera ei ole ka alati kõige parem asi, millega vloogida. No nii, me jõudsime nüüd kohale. Kaua me sõitsime siia? 1,5? Ei, tund. Natuke üle tunni. Ja juba näitan teile seda ümbrus ka. Juba jäid peal. Siit niimoodi. Ja noh, lõhnad on küll head üleval. Veits siuksed bensukad või sellised. Ja nüüd hakkame. Kuhu me lähme esialgu? Show and shine, lähme vaatame näitusautosid. Jah. Nägi friikaid või? Wow. To be the underdog from Wakeman to WA, Michael. Gonna let that two, you're gonna let that 20 metre stream style, whether it's after a run or whether it's Alright, the field, we're gonna change here. I think there's some local cups. We have Jordy running around over here. Around one matched up. Monster versus Hoover and Eric Slygaard is coming up next. It's got 7:38. You've got to do a 3. Going to give Pat a little bit of time here, not too much. Bruce is ready. 5. Did not get the bird out. Did not get the bird out. Done probably the first or second time. He had one more go at it. And that is the amount. Tried one more time to do it, but it ain't going to rush it. They'll rush it there, and Lillad need taglid võtta. remember, that's just round 1, right? Isn't it amazing? You're going to be a 1 minute gap there between, you've got to get everything right. You've got to do what you've got to come through your opponent's done. There's another 7 times in the burnout. That's good time. As soon as you go back...
olnud on oma kõige rohkem huvipakkuvate instrumentide juures. Normaalne melakas. You wish, et me saaksime Hondale panna siuksed. Round 1 of 3 rounds of Chicago Shootout. Long boost sign. It looks like it's in the far lane. So we're just getting an SMS there. If someone, again, can we somehow get on the track? Someone there on the track press people, whether we can even hear from. So 347 for the main top mile is on at 4. So Terry sort of enough song. Now I know it wasn't you for it. I know it wasn't you. You're not from Newcastle. I can some fireworks and maybe a little celebration as well. Is all right. I tell you, one thing I've missed is being out on the grandstand right now. We can make. Well, he'll be back. I don't know. They've got the thinking on stuff. But right now, Scott is going to be one for one. Right here, he's around. That's the start of another game over here. 1 line of 1. 785, 182 mile an hour. Very it's a week here, and it'll probably going around through tomorrow. That's 103 is 1.75. It's got to be one of Australia's quickest ELs. It's not a VL Commodore, it's an EL Falcon. Of course, again, EL, what was A, I mean, EA, and then A for B, and then a G, and then an F, or whatever. Anyway, it's a Falcon, mate. It's one of the best cars locally made by Ford here in this country. All right, Rob Caddy does have someone, Michael Andrejevic. So, from Glenella in Central Queensland, and Michael Andrejevic from Cairns in Queensland. And Rob Caddy gets to the win, goes 754, 181 miles an hour. His quickest pass for the weekend. Andrejevic goes 793. He knew he had to take a swing at it. He did stay at 175 mile an hour. Unfortunately, he did stay to his big undoing. He's gone red 094. They do get needs to be updated, and then the copy doesn't come. But anyway, we'll call him as we see him. It's recorded on the big data logger, being the crash mode. Go red, you get the wing. It's as simple as that. I would take that advice if you're listening in. Doing any sort of accents here. Under the accents. It's a red light here for Michael Gundry. So Paul Ashton will get the automatic win here in the V-dub. He's coming up here, but he's coming. It's typical Anthony. He can sort of come up where he wants. Give a round of applause. Stand up. It's VL gone from the deep end. How long's he been hiding now? Let's go and see if we can connect with him. Let's go up and see if we can get him here. No nii halb, noh. Ma ütleks täiesti tavaline Aussi värk. Ega siin midagi uhket küll polnud. Nojah, seal on ikkagi päikest paistab ka tagant, vaata, see ei ole kõige parem.
vaata . seal ja siis Mark oli seal kükitanud ta juures ja küsinud ja kuidas sa seda teed ja kuidas sa Taco Tuesday . Tuesday . jaa, sest et ma võtan noaga lihtsalt tomatit ära. Seda süüaksegi kätega. vaatad pruusi peale ja... Jõu, nii, kus me tulime täna? SeaWorldi, Mida tegema? Gold Coastile. Vaala siis lähme vaatama vee peale. Jep. Paatiga. Oled elevil? Kui elevil? Väga, seal saab süüa ka. Randa tuli ainult toidu pärast. Ei, mitte ainult, aga mul on just kõik tööl, pole midagi söönud. Jah. Keegi mõtleb, miks mul siin plaastrid on. Siis miks mul on plaastrid? Sest sa käisid eemaldamas sünnimärke. Alati see nagu see konkreetne info tuleb nagu kõige viimase lausena. Ma hoian põnevust, noh. See jätab mulje nagu see laegaks. No võib-olla. Aga jah, me käisime, eile oli niimoodi, et ma hakkasin kell 8 kodus kõndima ja siis ma sõitsin 3 erineva nagu rongiga Gold Coastile, siis läksin, sain sõbrannaga kokku, siis jäppasime nagu reaalselt 1:30 öösel. Suu vahutasib mõlemal ja Randa jõudis peale tööpäeva mingi, ma ei tea, 5:30. Mingi 6 või ikka. Jah, jõudis ka sinna, me saime nagu free majutust. Nii et here we are now. See on hästi ägedalt nagu, ma ei tea, kas seda on kaameras, loodan, et on. SeaWorld pügatud hekist. Väga äge. Ilm on täna ilus, nagu ikka. Ausi talv. Mitte ühtegi pilve ei ole. Jep. Ja tuul on väga rahulik. Lootust on, et me külmus odnuks. Jep. Ja kui keegi mõtleb, et miks me nagu nii paksult riitis oleme, sest õues oli hommikul, kui me ärkasime, me märkasime mingi 6:30 esiteks toas oli suht jahe ja õues oli ka päris jahe mingi, ma ei tea, 17 kraadi? Ei, vähem. 13 meetrit. Okei, 13. Ja kuna nagu tuulinen ka, siis oli kirjas ka, et võtke mütsid, päikseprillid, värgid, särgid kaasa, siis we are going prepared. Ja siuke koht. Loodame, et näeme vaalasid ka siis. Ja jah, täna on muidu 3. päev. Ja Brisbane'is on public holiday. Mingi laadapäev. Ja siis inimestel on nagu vaba päev ja siis sellepärast me teemegi seda nädala sees. Väga vahva. Oota, See on
pileti kätte. Ja siin näitab nagu seda ka, et kus me siis lähme, et siit ümber saare on 20 minutit ja siis siin peaks nagu nägema Vaalapoiss. Cool. Excited. Randa sööma. Croissant. Siin juustu croissant. On hea ka või? Juustu võiks rohkem olla. Ma skoorisin endale. No Randa skooris mulle. Let's be real. Väike croissant, väike Coke. Ja siis vist Randa saab rahulikult nautida vaalade vaatlemist, mitte unistada croissantidest. Davai. No nii. Minek. Lähme ülesse. Looking absolutely beautiful out there today though, guys. Now if you're walking around the vessel, pretty soon guys, we're going to have our crew members show you how to don the life jacket, just in case you... Mis tunne on? Päris no. Nüüd veits õhtsub ka ikkagi natukene. Ega see paha olla ei ole? Ei. No see on mingi väike paad, ma ei võtta ette. Now here's another couple of tips for you guys, everybody. Now if these whales Äge. goodness, everyone. This is amazing. Now, I'm out of gear. I'm just floating here. These guys are looking at us looking at right. So, come all this way to see us. Everybody. And they're circling us. Oh my goodness, I'm coming right over. You guys take some shots here. They're looking at you guys. Look at this guy right there. Oh my god. And another one right over there as well. Okay, deep breaths, Captain Trent, deep breaths. Get a bit carried away, deep breaths. Oh, there's a rainbow up ahead there. Come right across. Oh, 1, 2, 3. We're going to have 3 or 4 whales right there, guys. We've got dolphins everywhere. What we call a head lunge, everybody. So he's popped his eyeballs out. Have a bit of a look. And another head lunge. Wave those arms around. Look a bit of noise, guys. Give me something to look at. Right, underbelly. Lunge into the other nose, creating all of those scratches. So that might be a female there. She's got a nice shiny little back. Wow, that was a good tail. Oh my goodness. Literally one inside with all those whales right together there, guys. Out here all day with it.
There's a rainbow. No nii, käidud. käidud ja kui me ennem ühes klipis ütlesime, et me vist omavahel rääkisime, et 8,5 siuke experience ja siis, et nagu me ei näinud neid. Tagasi teel juba jah, et nagu nad nagu ei hüpanud nagu välja, vaid nad lihtsalt nagu tiisisid meid terve aeg. Aga noh, äge oli ikkagi, et nagu mingid ägedaid klippe see värki. Ja siis kapten ütles selle, et nagu vaadake kindlasti nagu taha. Kui me ära lähme. Jah, et kui me ära lähme ja vaadake paadi selja taha, et nagu nad võivad ikkagi veel nagu mingi ala tšau öelda, lehvitada. Tihti peale neid huvitab, et mis müra see on, siis nüüd hüppavad eest välja. Ja siis me Rondoga rääkisime just seda, et mis hinda paneme, mõtlesin, et 8,5 on diisend, et kuna nad ei hüpanud välja. Peale seda lauset vennad hakkasid normalt hüppama lihtsalt see kaugel ja siis ma saime nagu mingi, ma sain mingi video ka sellest, aga nagu ma tegin telefoni, kuna ma pidin act quickly ja nii, et võib-olla sellel on kvaliteet natuke teine ja võib-olla mõndade klippide veel, sest et ma tegin telefoni ja kaameraga kordamööda. Jah, selle telefoni me saame näiteks kaugemale zoomida selle kaameraga. Jah, selle kaameraga saab ainult topelt. Aga noh, idiis, nagu õnneks ma sain selle kaameraga ühe klipiga, kus nad olid mega lähedal ja see kvall on nagu maasukas. Te lähete lolliks ära, kui te näete. Ja nii, et meie soovitame kõikidele minna ikkagi nagu... Äge on tegelikult. No seda nagu võiks kogeda, vaata. Siis Aussis, et Eestis sa ei näe nagu neid humpback whale'e. Väga harva, jah. Aga ühesõnaga nüüd kell on 11:30 ja nüüd me mõtleme, et mis me nüüd edasi teeme. Kõige me läheme võtame endale midagi juua. Non-alkoholik. Nad on kokteilin. Sõidame koju kokteilidega. Aga meie poolt on approved. Jep. Äge. Ja nüüd siis... Minge, kui on võimalus. Ja nüüd vaatame siis, mis me järgmiseks teeme.